Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse jäärad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 3.–9. august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin sauade 8-ga. Sauade 8 on kõige kiirem kaart taro kaardipakis. See räägib sellest, et asjad teie elus hakkavad metsiku kiirusega liikuma. Kui teil siiani tundus, et asjad seisavad paigal ja mitte kuhugi ei liigu, siis nüüd võite olla kindel, et liiguvad. Kõik hakkab liikuma, see, mis ennem paigal seisis. Edasi tuleb teil siit karikate 10. Karikate 10 on minu jaoks on see täielik idüll. See on perekond, see on armastus. See ongi perekonna õnnekaart. See on selline kaart, kus vikerkaar on taeval, ema-isa vaatab, kuidas lapsed mängivad, kõik on korras. Peres valitseb rahu, üksteise mõistmine ja armastus. Kodus on korras, tööl on korras, materiaalsete vahenditega on kõik korras. See on täielik idüll. Kõrval kohe järgmisena on maagikaart. No maagikaart täiendab seda täielikku idülli väga, sellepärast et maagikaart on nii kui võlukepike, millega saab oma elu muuta selliseks, nagu te seda soovite. Maagikaardiga on võimalik endale soovida absoluutselt kõike. Maagikaardi tingimus on see, et te panete oma soovi üksikasjaliselt kirja. Panete kirja täiesti peensusteni, no nii, kuidas te endale seda ette kujutate ja nii palju, kui te suudate neid detaile sinna kirja panna. Näiteks te tahate endale maja. Olete elanud korteris, tahaksite endale mõnda, kas suvilat või maja, talu. Tahate endale talu, maja kusagile. Olete eluaeg unistanud sellest, et saaksite näpud mulda panna, endale lillepeenraid rajada, aiamaa teha, toit on nii kallis, tahate ise kasvatada. Kas siis endale köögivilju kasvatada või niisama nautida või viljapuid endale nagu, et oleks oma aiast oma õunad võtta või marjad. Siis te peaksite selle kirja panema. Kus kohas see on? Kus see talu asub? Kui palju on tal seal maad? Näiteks, kas ta on seal külast väga eemal, tahate võib-olla täiesti eraldatud kohas seda? No kui suur, mitu tuba, on tal oma kaev, on tal oma kelder? Kui me võtame seda, et te tahaksite ise kasvatada endale kõik, siis kus kohast te seda hoiustama hakkate? Kus kohast te saate selle tehnika, millega oma maad harida, kes teil seal lume ära lükkab talvel, kui te eraldi kusagil elate, võib-olla on teil omal mingi tehnika koos selle majaga tuleb kaasa näiteks, ma ei tea, lume lükkamiseks mingid asjad või ühesõnaga maja ise, milline see on, millest tehtud palkidest, milline on katus, mitu tuba, seda ma juba ütlesin, milline on köök, kas tal on ahiküte. Nii palju kui võimalik, kus kohast vesi sisse tuleb, milline on tualett, kas on kuivkäimla või on veega, on tal seal mingi pesemise võimalus, võib-olla on saun. Mõelge seda, milline see teie talu võiks välja näha või see kodu ja pange kirja nii palju, kui te oskate. Siis on kindel, et universum otsib teile just sellise koha, nagu te tahate. Kui te kirjutate sinna, ma tahan elada talumajas, siis te seda tõenäoliselt saate, sest universum ei jäta meie soove tegelikult täitmata. See võib võtta aega, aga täitmata ta neid ei jäta. Saate lihtsalt mingisuguse talu, mis võib-olla ei ole päris see ja peate seda alles enda käe järgi hakkama kujundama. Võib-olla te seda soovitegi, eks te siis panete kirja. Tahan sellist maja endale, vot sellist, kus ma saan ise oma käe järgi kõike hakata alles säädima. Vot nii on maagikaardiga. Kasutage ära see maagikaardi võimalus. See võib olla ükskõik, mis soov teie elus. Tahate võlgadest vabaks saada. Ma ei tea, tahate mida iganes. Küsige maagikaardi käest.
Universum täidab teie soovid, ma olen sellest täiesti kindel. See võib lihtsalt aega võtta. Pange kirja, pange oma soovid kirja, murdke paber kokku ja pistke kuhugi peitu ja unustage ära. Siis, kui hakkavad teie soovid täituma, siis teil tuleb see meelde, et seda ma ju tegelikult tahtsingi. Kõrval on siin saatana kaart Devil. Tema räägib meile meie pahedest, meie halbadest harjumustest, meie sõltuvustest. Maagikaardiga saab ka sõltuvustest vabaks. Ainuke häda on see, et me ei saa soovida kedagi teist sõltuvusteks vabaks saama. Et see maagikaart toimib ikka ainult meie enda peal. See ei ole nii, et mul on näiteks abikaasa alkohoolik ja ma nüüd võtan maagikaardi ja soovin tema, et ta enam kunagi ei jooks. See nii ei toimi. Mingit moodi kindlasti ta toimib, aga abikaasa joomist sellepärast maha ei jäta. Tema peab seda ise tahtma. Me peame meeles pidama seda, et me ei saa elada teiste inimeste elu. Need on nende inimeste valikud. Kui kurb meil oleks seda ka kõrvalt vaadata on, kuidas inimesed ennast hävitavad, siis me ei saa neid muuta ja me ei saa elada nende elu. Need on nende valikud, meie ei tea, mis on selle kõige taga, miks nad sellised valikud oma elus teevad. Et meie vastutame ainult ise enda elu ja ise enda tegude eest. Ei saa võtta teiste eest vastutust, ei saa võtta teiste elu endale elamiseks. Et lihtsalt ärge unustage seda, et teie elate iseenda elu, vastutate ainult iseenda eest. Ja loomulikult me tahame ja aitame ja proovime igati toeks olla, aga ennast ei tohi selle juures ära unustada. Edasi tuleb teil siin sauade 5. Sauade 5 on konkurentsikaart. See on minu jaoks on ta selline kaart, kus arutatakse asju. See on nagu koosolek, kus on mingi idee ja siis selle ümber käib arutelu. Igaüks pakub seal mingisuguseid oma lahendusi välja. Vaat midagi sellist on see. Edasi tuleb sauade 4. Sauade 4 on peokaart. See on tantsu ja tralliga. Minu jaoks on see selline muusikaga, tantsuga pidu. See võib olla suurem pidu, see võib olla külapidu, see võib olla mingisugune festival kuskil. Ja viimane kaart on meil mõõkade baas. Mõõkade baas on tark. Talle meeldib oma tarkusega hiilata. Tema tahab igati ka oma tarkust välja näidata, aga kuna baasid tulevad uudistega, siis mõõkade baas tuleb ka mingi uudisega. Vot aga millise uudisega? Seda mina siit praegu ei näe. Ju see uudis tuleb siis järgmisel nädalal välja, mida see mõõkade baas toob. Kas ta kutsub peole? Vaevalt küll, mõõkade baas ei ole peopidaja. Ma arvan, et see uudis tuleb järgmisel nädalal välja, mis see täpselt on. Aga seniks nautige oma nädalat, armsad jäärad. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.